Tänavu on Euroopa päev teistmoodi. On küll 9. mai, aga mida ei ole, on inimeste ja kaupade vaba liikumine. No, kui ma noor olin, me ei saanud ju vabalt Saaremaalegi minna, eriluba oli vaja, Soomest rääkimatagi. See vaba liikumine on olnud midagi sellist, mis see tundus ikka täitsa ulme ja lõpuks tuli. Meie vaba liikumine on ju võimalik ainult tänu sellele, et me oleme suure ühendusena koos. See hoiab meie vabadust. Tundub vastuokslik, aga nii on. Niisamuti nagu võib mõnele tunduda vastuokslik seegi, et võrdsed võimalused tähendab tegelikult vabadust. Vabadust teha seda, mida sa väärt oled tegema, mida sa oskad teha, mida sa tahad teha. Vabadus, võrdsed võimalused tähendab ka seda, et sind ei aeta töölt minema või töökohalt minema, sellepärast, et sa oled naine või mees, liiga noor, liiga vana, ehk räägid mõnda võõrast keelt või on sul mõni puue küljes, tervist teistmoodi. Vabadus Euroopa Liidu ühe põhilise alusväärtusena, liikumisvabadus, kaupade inimeste liikumisvabadus, tuleb meile paranedes, terveks saades, pandeemiast välja tulles kindlasti tagasi. Aga see tähendab ka seda, et me ei tohi neid inimesi tõrjuda, kes on haiged olnud, ent terveks saanud. Vabadus tähendabki üksteise hoidmist, kas pole nii?